tervitus, kallis Numbrite Keele kanali jälgija. Ja sina, kes sa täitsa esimest korda oled, siis soovitan sul vaadata eelnevaid videoid. Meil on täna külas Riine. Tere, Riine! Tere! Ja enne kui ma annan Riinele sõnaõigust ehk siis mikrofoni, siis teate, mina tunnen Riinet nüüd 10 minutit rohkem kui teie ja tõepoolest Riine oli nii armas naine, kes võttis minuga ühendust. Ja seesama, mida ma teile ka soovitan, et Riine ütles, et ta on juba pikalt mõelnud, et ta võiks kuidagi rohkem pilti tulla. Ja vist, kui ma Riine ei eksi, siis oli vist nii, et sa ütlesid, et juba 2 korda on keegi mind vihjanud sulle ja siis 3. kord sa mõtlesid, et okei, nüüd. Jah, Vot, et nii nagu ma ikka räägin siin ka kanalil ja nagu me kõik siin räägime, ma arvan, et Riine on sama meelt, et universum annab tegelikult meile palju märke. Ja ta annabki võib-olla täpselt seal 2 kuni 3 korda ja siis, kui ta vaatab, et sa ikka nii passiivne oled, siis ta jätab su sinna ja ole seal, kui tahad. Et kasutage seda võimalust ja olge minuga ühenduses, kes sooviksid ka siin Riine asemel olla. Nii, aga enne kui siis tõesti hakkame nüüd tutvuma Riine tegemistega, siis Riine edukuse kood on 32163. Ja aeg-ajalt ma siis vahepeal räägin, Riine, sinu jutu vahele, et mida mingi number demonstreerib. Ja võib-olla, kui ma jätan küll see rääkimata, siis sina, kellel sul on ka samasugune edukuse kood, siis pane lihtsalt kommentaaridesse ja kommenteeri, et kui palju sa ennast ära tundsid siin Riine tekstis. Vot, aga kallis Riine, kes sa oled, millega sa tegeled ja kuidas sa jõudsid sinna kohta, kus sa nüüd praegu oled? Et jaga meiega oma lugu. Minu nimi on Riine ja mina olen süsteemse lähenemise praktik, pere- ja organisatsioonikonstellör ja sinu rahamaailmkaartide looja. Kuidas ma selleni jõudsin? No eks ma olin natukene iseendaga hädas mingil hetkel, et ma tundsin, et ma nagu teen ja annan nii palju ja endale ei jää mitte midagi. Ja siis ma sain aru, et okei, et ma pean sellega midagi ette võtma. Et üldse, et minu jaoks on nagu, mina näen seda asja niimoodi, me tuleme siia planeedile Maa, me oleme siin mingi perioodi ja see aeg võiks olla nagu sihuke rõõmus ja nauditav, mitte üks lõputu kannatus. Nõus. Ja siis ma hakkasin otsima nagu seda viisi või et noh, et mis sellega nagu siis üldse on. Siis ma jõudsin lõpuks konstellatsioonini ja nüüd ma enamasti tegelen siis paarisuhte, rahateemadega ja siis ka ettevõtlusteemadega, et siis kuidas tuua oma tooted ja teenused inimesteni, kellele see päriselt väärtust loob. Et need on niisugused nagu põhiteemad, millega ma kokku puutun igapäevatöös. Et aga siis väga huvitavad teemad, kusjuures, kui palju ettevõtjad kasutavad seda sinu teenust ja kui paljud on jõudnud sinuni? Tegelikult järjest rohkem, et kuna see on nagu täiesti uus lähenemine sellisel viisil, siis seal on praegu on hästi suur osa on see teavitustöö tegemist üldse, et noh, et mis see on ja mis see endast kujutab, on ju. Mm. Aga tegelikult ma näen, et järjest rohkem jõuab ja tegelikult see teema nagu hästi kõnetab inimesi ja väga paljud on sellest väga suurt abi saanud. Mhm. Et noh, näiteks kui ma räägin nagu lihtsustatult, et kui mina alustasin, siis minu see üks põhiküsimus oli nagu see, et okei, et mul on nagu mingisugune kogemuste pagas, on ju, aga et kuidas nagu jõuda nende inimesteni, kellele see päriselt nagu väärtust loob, et asja mõte ei olnud mitte see, et mul oleks nagu need müüginumbrid võimalikult kõrged, aga see, et kui see inimene tuleb, et ta päriselt saab seda minu käest, mille järgi ta tuleb nagu või et mis küsimusele ta vastust otsib, on ju. Mm. Ja seal on selles mõttes see triki koht, et kui me vaatame nagu neid klassikalisi turundusmüügi lähenemisi, siis on ikkagist nagu see, on ju, et müü kõigile, on ju. Aga mina ütlen ära müü kõigile, jäta mõnele kliendile müümata, on ju, et see päeva lõpuks sa võidad sellest palju rohkem, on ju, kui sa mõne müügi jätad isegi tegemata, on ju. Aga sa teed selle nagu, et sa teed selle inimesele, kellele see päriselt nagu noh, annab midagi juurde, on ju. Ja sealt tuli päris huvitavaid asju välja, et noh, ongi see, et näiteks, et igalühel ongi oma kliendi teekonnad, on ju. Seal ei ole universaalset lahendust ja universaalset petit, on ju, et see tulebki juhtumipõhiselt vaadata nagu.
väga huvitav selles suhtes, et sinu numbrikombinatsioonides on keskel üks, mis viitab tegelikult sellele, et sa oled ise ka ettevõtja energiaga. kaua sina oled ettevõtjana toiminud? ma arvan, et oma elust kokku mingi no üle 10 aasta kindlasti. Ma isegi ausalt öeldes nüüd lõppkokkuvõttes nagu neid aastaid kokku ei oska öelda, sellepärast et kuna Umbes. no ma olen selles keskkonnas kasvanud, mu vanemad on mõlemad ettevõtjad ja siis ma olen kogu aeg nagu noh, juba tegelikult lapsest peale seal midagi kogu aeg kõrvalt teinud, onju, et a la koolis koolidisko onju. kuule, aga meil kohvikut ju ei ole, teeme kohviku ka mingeid siukseid asju onju, aga päris niimoodi üksinda iseseisvalt, ma arvan, et see oli äkki 2014, 15 kuskil seal, kui ma oma esimese ettevõtte asutasin. mm. Hästi kihvt selles suhtes, et aitäh, et sa jagad seda teie, kes teil on ka seal edukuse koodis keskel näiteks üks, et enne kui ma Riine numbri üheni jõudsin, siis tal oli 19. Ehk siis see viitabki nagu päiksele, päikseenergiale ja mega lahe, et sa oled seda juba koolipingis niimoodi harjutanud, et sa oled juba tajunud, et sa kogu aeg tahad nagu näidata midagi, et davai, teeme selle ja sa oskasid kindlasti ka juba alguses organiseerida ja ka delegeerida. ma vähemalt väga loodan, et sa kõik otsast lõpuni ise ju ei teinud, eks ju. koolis ma mõtlen diskod ja kohvik ja sellised asjad kõik ju vaja või tegid ise? ma tegin ise ka ikka, tavaliselt oli see, et kui ma midagi tegin, siis oli see, et ma kutsusin kellegi nagu kampa, et koos teha, sest minu arust koos on palju lõbusam teha, onju. aga see kuidagi, et mul on alati meeldinud, et näiteks ma ka suvekohvikut pidanud, onju, siis ma ise olin tihti letis, onju, et ma ei arva, et see peab olema see, et sa oled nüüd ettevõtja ja siis sa oled kuskil seal tagatoas, onju, vaikselt seal askeldad, onju, aga ikkagi see nagu et me ei tee ühtegi nagu elukutse valikut ka täiesti tühjast kohast. alati sellel on taustsüsteem, miks me seda teeme, onju. ja see kuidagi nagu noh, mulle meeldivad inimesed, ma armastan inimesi, ma tahan suhelda, onju, et see on nagu noh, et mul ei ole kunagi selle vastu midagi öelda, et ma sinna leti taha ise ka lähen, onju. et ja pigem nagu seda delegeerimise poolt, ma mõtlen seda, ma ikka pidin tegelikult päris pikalt õppima, et üldse nagu seda vastutust ka jagada mingite kohtade peale, onju. see ongi tegelikult selle number ühe, see ütleme varjupool, et just delegeerima õppima ja just see, et mitte kontrollima kogu aeg. aitäh, et sa selle ka praegu tõid. aga sinu 2-3 ju tegelikult näitavadki seda, sa oled päike, sa tahad välja paista, särada, sa oled väga hea suhtleja ja see amet, mida sa siis nagu praegu teed, ütleme see kuidagi inimeste aitamine, see sobib sulle täiuslikult, ehk siis siin numeroloogiliselt, kui ma nüüd vaatan, aga läheks siis sinna, et mitte ainult seesama ettevõtjale sa ei ole suunatud, et ka inimestega sa teed tööd ja kas sa teed selles suhtes kuskil kohapeal seda või saab ka online'is sinuga suhelda ja millised need sellised suhtlemisvahendid sul on, et kas ainult kohal või siis kaugsuhtlemine ka? mul on niimoodi, et tavaliselt teisipäeviti mul on veebikohtumised, neljapäeviti on kohapeal. kohtumisi siis kohapeal ma teen Veerini 55 Tallinnas, aga ma käin ka aeg-ajalt Pärnus ja nüüd näiteks üks koolitus on tulemas Tartus, onju, et noh, et siis ma olen ka võtnud selle, et noh, et kui keegi enne-pärast nagu soovib, onju, et noh, et ma tulen juba näiteks päev varem, onju, et siis saab ka nagu kohapeal üks-ühele vastu võtta. et vastavalt sellele, kuidas ma siis parasjagu nagu liikvel olen. okei, sa räägid koolitused ehk siis mida tähendab siis koolitus, mida sa teed selle koolituse käigus? tegelikult mulle ei meeldi seda sõna koolitus kasutada, kui ma päris aus olen. sa ütlesid kuidagi koolitus. ja, et see on niisugune lihtsustatud viis võib-olla nagu seda edasi anda, onju, et tegelikult see on nagu süsteemne töötuba, et kus me siis, see ongi sama see orgaaniline turundus, millest ma tegelikult alguses rääkisin. et kus me siis läbi välja töötame nagu enda nende ettevõtlusteemadega, onju, kogume sealt informatsiooni ja siis me saame sellest nagu midagi luua ja tuua maailma juurde. okei, siis kui sa neid korraldad, siis mille kaudu saavad inimesed sinuga ühendust, et sinna osaleda saaks? kas läbi kodulehe? jah, mis kanalid? kodulehel on sündmustealane info olemas www.riina.ee. okei, kas seal on ka piiratud kogus inimesi, kes saavad sinna tulla?
ja meil ongi niimoodi, et noh, nüüd näiteks mul on tulemas laupäeval Tartus, seal on kuni 15 inimest, järgmine nädal on Pärnus, seal on kuni 6 inimest Mm. grupp ja siis 17 aprill on nagu, ahah, siis on Tallinnas ja siis on ka 15, noh, seal tegelikult kannatab isegi kuni 20-ni, aga mina olen vaadanud niimoodi, et need grupid oleks pigem väiksemad. Et just see, et ma saaks igaühega ka personaalselt nagu tema teemale otsa vaadata, on ju, et nagu noh, et ta saaks sellest lihtsalt nagu maksimumi, on ju, et siis me ei ole neid gruppe tegelikult väga suureks ajanud, et katsunud pigem nagu väiksemad hoida. okei, aga räägi natukene sellest ka, et sellest ma sain aru, et sa läbi oma kogemuste jõudsid kuidagi sellele teemale. Kus sa seda õppisid? Kas erinevatel koolitustel, iseseisvalt, kuidas sa nagu jõudsid sinnani, et sa lõpuks tegid täiesti selle nagu oma brändi, seesama Riine. Riineks saab kutsuda seda brändi, nii nagu mul jah. on numbrite keel, eks ju. Et vot seda protsessi veidikene, sellepärast et ma tahan isegi seda, miks sa seda jagaksid meiega, et siis teil, kellel nüüd on ka näiteks kas number ühtesid või sedasama kombinatsiooni, mis Riinel on, et kõik on võimalik, et ükskõik, kus teil ka see number üks ei asetseks seal selles edukuse koodis, siis võib-olla siit saab mingeid näpunäiteid, et praegu see aasta eriti soosib meil ettevõtlikkust ükskõik mis tasandil. Nii et jaga meiega natukene seda, et ja ka see, et kus sa selle esimese sammu nagu võtsid, et nüüd lähed ja teed seda ja võib-olla seda ka, et mida sa enne üldse tegid. Enne ma olin siis, ma olen igast asju oma elust teinud, Räägi. palju erinevaid asju, et noh, näiteks peale gümnaasiumit, siis ma läksin keskkonnakorralduse planeerimise eriala õppima, Ohoh. siis peale seda ma õppisin juuksuriks, siis ma õppisin stilistiks nagu täiendõppena, siis ma õppisin kutseõpetajaks, siis ma läksin konstelööriks õppima, siis ma õppisin organisatsiooni konstellatsiooni ja no tegelikult seal on terve hunnik igasuguseid nagu noh, väiksemaid või siukseid koolitusi juures, onju. aga mis mind päriselt sellele teele tõi, ma arvan, et see oli äkki see Covidi aeg. Ma muidu mingil hetkel ma mõtlesin selle peale, siis mulle tundus, et see oli hiljem, aga siis ma sain aru, et tegelikult see hakkas sellel ajal juba küpsema, sest sellel ajal, kui see Covidi esimene lockdown oli, siis ma ootasin last. Ma olin sihuke umbes 4. kuud juba lapseootel ja siis kuidagi esimest korda üle aastate oli mul see aeg nagu aeg maha võtta, et ma päriselt ma arvan, ma elasin poole sellest ajast metsas. Olingi looduses, käisin, jalutasin, mõtlesin oma mõtteid ja siis ma nagu kuidagi taipasin, et ma teen nagu jube palju tööd. Terve elu ma olen nagu mega palju tööd teinud, aga nagu kuidagi, et see ei ole ikka see nagu, et mul on nagu see tunne, et ma nagu rapsin tühja. Ja nagu, et ma ei näe nagu seda tulemust, et ma saaks nagu rahulikumalt nagu võtta. Ja siis kuidagi nagu, noh, siis see jäi sinna paika, siis vahepeal sündis laps ära ja siis see asi lõppes sellega, et ma põlesin nagu väga õnnetult läbi. Et üks hommik lihtsalt oli see, et ma püsti ei tõusnud voodist. Sellel ajal, kui mul laps sündis, mul oli ka salong ja ma tegelikult ka koolitasin värvitehnikaid. Ja siis mul oli nagu see, et no, ebareaalne on ju, et ma sain lapse lõpuks nagu, noh, selles mõttes, et ta oli nagu väga oodatud laps on ju. Ja siis mul ei ole aega, et nautida seda emaks olemist ja see ei mahtunud mulle hinge. Ma ütlesin, see ei tohi nii olla, et ma ei saanud last selle jaoks, et palgata see lapsehoidja, kes temaga siis tegeleb sellel ajal, kui mina lähen jälle tööle on ju. Ja vanema tütrega mul oli tegelikult see kogemus ka nagu ees, mul vanem tütar on 16, et põhimõtteliselt terve selle tema lapsepõlve aja ma töötasin maha. Ja ma ütlesin teist korda, ei, ma ei ole nõus sellele alla kirjutama, et see peab nagu muutuma. Ja siis noh, seal hakkaski nagu see, et okei, aga mida ma siis nagu hästi oskan ja siis ma hakkasin nagu uurima ennast nagu tundma õppima.
siis ma avastasin, et ma olen nagu, et mul on hulganisti siukseid kvaliteete, mida ma kunagi ei ole rakendanud. et seal on mingid need plokikohad näiteks, et ma ei julge rääkida, ma ei julge esineda, onju. ma saan aru, et mul on antud nagu looduse poolt kaasa sihuke hääl, mis jääb meelde, et aga ma ei rakenda seda potentsiaali. aga mis sellega siis on, onju. ja niimoodi ma hakkasin nagu tasapisi minema ja nüüd tänaseks ma olen siia välja jõudnud. issand, kui huvitav, tead, mis vaata siin natuke toon võrdluseks nüüd seda või õigemini paralleele sinu edukuse koodis, need 2 number 3. mul on endal ka see 1 3 olemas ja ma olen siin kanalil seda palju rääkinud, aga praegu täiega trigerdas mind, ehk siis mul on ka 2 last ja number 3-de eripära on see, et eriti siis meil naistel on vaja leida see tasakaal töö ja kodu vahel, aga mis tavaliselt need, kellel on 3-d, siis kipuvad tegema, siis on kogu aeg tööl ja lapsed justkui kasvavad ja siis, kui lapsed on teismelised, ma olen ka enda poegadelt miljon korda palunud vabandust, et ma olen kogu aeg tööd teinud. ma olen justkui nagu olemas, aga tegelikult, kui ma olen olemas kodus, ma mõtlen kogu aeg töö peale. Ja siis, kui seesama number 3, mis sinul on veel see topelt ja sa väga elavalt seda ka väljendasid, et sa tundsidki seda täiesti veresoonteni välja, seda tunnet, et kui sa oled tööl, siis sa mõtled kodu peale, et lihtsalt leida see rahulik tasakaal. aga see kõlas küll nii uhkelt, kui sa ütlesid, et sa olid oma rasedusaeg rohkem metsas. ma arvan, et igaüks meist, see metsas kõlab nagu tead niimoodi, et nagu ma saan aru, mina olen ka õnneks tänu oma koertele olen ka metsas ikka 2 korda päevas käin metsas. kommenteerige teie ka siia alla nüüd, kes te siin kuulate aktiivselt, et kas olete käinud sedasama teekonda mingil määral siis, kui lapsed on väiksed olnud nagu Riine ja minagi. ja kui palju teid tõmbab sinna metsa poole, ütleme siis ikkagi kõndima või siis liikuma või see, et sa tahaksid sinna minna, aga sa ei saa sinna minna. ükskõik kellel, mis põhjused on, nii et olge aktiivsed siin kommentaarides, ma vastan kõigile ja kui on Riinele ka siin mingisuguseid küsimusi, siis kindlasti kommenteerige, et ma kutsun Riinet ka siia vastama video alla. aga tead, kui huvitav, siis sinu edukuse koodis on üks number 6 ja see viitab sellele, et see ilumaailm tõmbab sind, ilu sinu väljas, sinu sees ja see ka muidugi miinuspool on tal see, et sa oled enda suhtes suht kriitiline, aga number 6 seostub, ta on sul see, mis see on, elutee number ka veel ehk siis väga psühholoog, mentor, terapeut, no kõik, mis sinna valdkonda läheb, on ju, aga samas ka juuksur ja väga hea müügiomadus on ka number 6 ja siis tead, enne kui me siin salvestama panime, siis ma rääkisin natuke selle 6-st ja ma mõtlesin, et kurja, ma ei jõudnud sulle ütelda, et aga see on juuksuri number ka ja siis ma imetasin su blonde juukseid ja kui hästi on kõik sätitud. mina olen natuke kehva sellel teemal, mul on hästi maskuliinsed numbrid edukuse koodis, nii et ma annan endale andeks ka. et aga sinul on 2 ja 6 täiesti naiselikud numbrid. Siis kõik juuksurid ja kui sa oled sellel alal juba olnud, on ju väga psühholoogia teemas sees, seepärast et minu jaoks oli alati üks kõige suuremaid ja kihvtimaid asju, kui ma sain oma juuksuri juurde minna. ehk siis ma arvan, et juba seal sa kindlasti tajusid, et sul on rohkem oskusi kui see, mida sa siiamaani teinud oled. ja olgem ausad, need laste sünnid, lapsed tulevad ju meile midagi õpetama ja meis alati midagi muutub ja need aastad tulevad juurde, aga siis kuidas sina, vaata, sa ütlesid, et see konstellatsioon, no mina kutsun maakeeli ikkagi, no ma ei tea, kas see on, see ei ole maakeel ja kõigi konstellatsioon on see suur asi, millega sa tegeled, eks ju. et kui palju sa iseennast sellega aidata oled saanud ja alguses arvatavasti, kui sa koolitasid ennast, sa ju tegelikult ju läksidki enda pärast, ma arvan, sinna pigem. no nii, minu selle konstellatsiooniga oli selles mõttes üldse väga-väga huvitav lugu algusest peale. räägi. et ma esimest korda kuulsin sellest, ma arvan, et 10 aastat tagasi, kui ma käisin ühe terapeudi juures, mul oligi mingisugune nagu madal seis ja siis ma proovisin nagu erinevate spetsialistide juures nagu lahendust leida. ja siis ta hakkas mulle rääkima, et kuule, et mulle tundub, et sa võiksid tulla sinna, et sulle pakuks see huvi ja tooks sulle midagi juurde, aga see, kuidas ta nagu seda kirjeldas, et mingi sünniteede läbimine ja nii edasi, siis mul oli see, et ei, et nagu, et see tundus minu jaoks nagu midagi liiga sihukest nagu, et mingi nõiavärk või midagi, onju. ja siis,
kui noh, eks ta ikka nagu oli mul nagu kõrvu jäänud ja üks ja teine rääkis ja noh, juuksuritoolis sa kuulad kõike ja tegelikult on ju. Et tundus nagu väga huvitav, aga ma ei julge proovida, sellepärast et mul oli see juba see, noh, see esimene emotsioon nagu tuli iga kord meelde, on ju. Ja siis, kui ma päriselt nagu hästi sügaval augus on ju läbi põlesin, siis ma sattusin ühe spetsialisti juurde, kes siis tegi midagi minuga. Ma ei teadnud, mida, aga esimest korda üle aastate ma tundsin, et ma tunnen midagi. Ja et midagi nagu päriselt muutus, et see oligi nagu see koht, et noh, näiteks ma olin juba nagu pikalt vaaginud seda mõtet, et ma tahaks salongi kinni panna ja ma tahan nagu mingisugust suuremat muutust ja ma tahan nagu erialavahetust ja samas ma ei kujutanud ette, et mismoodi ma ei ole siis ühel päeval enam juuksur, on ju, sest ma tegin nagu seda hästi kirega aastaid, hästi suure kirega, on ju. Ja siis ma läksin järgmine kord tagasi, ma küsisin, et kuule, mis tegid? Ja siis ta ütles, et konstellatsiooni tegin ja ma vaatasin, et just uus grupp alustas ja niimoodi ma sinna sattusin ja ma läksin tegelikult selle mõttega isegi, et noh, et mulle mind lihtsalt nagu paelus see, kui suur muutus tekkis minus, et ma sain ära lõpetada mingid asjad, mida ma ei olnud saanud lõpetada mingitel X põhjustel, millest ma ei saanud isegi aru, lihtsalt see nagu, et sa tunned, et see on midagi, mis sinu jaoks on õige, aga keha ei tule järele nagu, et sihuke nagu sisemine konflikt oli, on ju. Ja siis ma läksin sinna selle mõttega, et lihtsalt ma uurin, ma vaatan, et mul ei olnud seda mõtet üldse, et minust peab saama konstellöör. Et ma pigem nagu mõtlesin, noh, ma vaatan, mis elu toob, et minus oli nagu see selge teadmine, et ma pean seal olema, aga ma ei teadnud, mis see nagu lõpptulemus saab olema nagu. Tead, nii huvitav, ma kuulan sind kogu aeg ja ma mõtlen, et mina ei ole konstellatsioonis kunagi käinud ja mina isegi ei oska ütelda, miks. Mul on nii palju külalisi käinud siin konstellööre ja kuna ma ise elan Soomes, siis ka täitsa Soomes olen käinud. Noh, olen saanud kokku füüsiliselt. Heidi on siin meil selline konstellatsiooni tegijate. Te tunnete teineteist, jah? Ma tean teda ja me oleme koolitustel kohtunud. Nägid siis. Ja Heidi ikka ütleb ka, et Heidi isegi tegi kinkekaardi, ütles, et Merike, pea meeles, et sul on see veel täiesti kehtiv. Ma mõtlen, issand jumal küll, ma tulen, ma luban, et ma tulen. Mul ei ole mingit süüd, et mitte, ma ei tahaks sinna minna, aga ma saan aru, et see on nii tugev tööriist. Et kui sina läksid sinna konstellatsiooni, kas olid siis, issand, kuidas, mina ei tea, kuidas neid nimetatakse, kas olid see peainimene või sa olid siis see osatäitja? Issand, kuidas neid nimetatakse, vaata, kui sa lähed. Sa mõtled, kui minu see esimene konstellatsiooni kogemus või? Ja, sinu täitsa esimene. See oli üldse individuaalvastuvõtus. Seda saab teha täiesti individuaalselt üks-ühele ka ja mina, kusjuures ma enamasti töötangi individuaalselt ise ka. Okei, see on siis, see on veel huvitavam. Ehk siis, okei, näed, mul kohe sõnad said otsa, okei, ainult vastan praegu. Ma tean ka, et Heidi pakkus ka mulle sellist varianti välja, et saab üksi minna, okei. Kui me nüüd seda hakkame rääkima, järelikult ma pean, Heidi kindlasti kuulab nüüd praegu meid, ma olen täiesti Heidi, ma olen sinuga ühenduses, ma luban. Ja nüüd ta varsti saadab mulle sõnumi, et noh. Aga siis selline asi, konstellatsioon kui selline, et kuidas sina nimetaksid, mis asi see konstellatsioon üldse on? Ta on kuidagi hästi peen sõna. Mida sa ütlesidki, et sa ei teagi, kuidas see nagu sinuga tegi mingi asja ära, aga sa said aru, et juuksurina niimoodi sa enam edasi töötada ei saa, on ju. Siis sa ei olnud nii selles konstellatsiooni teemas. Aga räägi kohe täiesti hästi lihtsas keeles, mis asi see on, seepärast et nüüd on see konstellatsioon ju sinu tööriist, eks ju, kuidas aitad inimesi. No näiteks proovi 12-aastasele inimlapsele seda selgeks nüüd teha, et mina olen see 12-aastane, et kuidas sa räägid, mis asi see on? No, minu jaoks on see tegelikult nagu lihtsamast lihtsam, et noh, mul on niisugune tunne, ma pean ühe loo veel enne ära rääkima. Et kui minuga see oli kõik ära toimunud, siis mul tulid meelde need raamatud, mis minu kliendid olid kunagi soovitanud ja mõned neist ka konstellöörid on, et on selline raamat nagu Perekonna varjatud seadused, Tiiu Poltsmani oma. Tiiu on üks minu põhiõpetajatest olnud konstellatsiooni valdkonnas. Ja ta hästi lihtsalt kirjeldab ära need süsteemsed seaduspärad, et see on tegelikult põhjus-tagajärg seos ja mingisugused tundmused on.
ja kui ma seda raamatut lugesin, siis ma sain aru, mul ei ole mitte kunagi mitte midagi viga olnudki et see nagu lõi selle sügavama kontakti iseendaga, nagu lõi selle taasühenduse, et kus sa saad aru, et mingid asjad, mis on tundunud, ongi nagu tõde, aga me kipume seda ära hämama oma jutuga ja ratsionaalse meelega, onju. ja kui ma hästi lihtsalt pean ütlema, mis asi see konstellatsioon siis on, see on põhimõtteliselt selline protsess, kus me tõstame, noh näiteks ütleme, meil on mingi see teema, meil on see mingi tulem, mille poole me püüdleme, onju, ja siis me tõstame enda sisemise pildi sellest olukorrast välja, vaatame distantsilt, kuidas erinevad süsteemi osad üksteisega suhestuvad. sealt tekib tundemuutus, mille tulemusena siis see pilt avardub ja me hakkame nägema nagu rohkemaid võimalusi. näiteks sihukeses olukorras, kus me tunneme, et me oleme nagu mingis väljapääsmatus olukorras, onju, et me teame, et midagi on õige, aga me ei saa sellele nagu järgneda, onju. et siis tekib see tundemuutus, et me saame. Praegu veel tahan üle küsida, ma kirjutasin üles kohe, mis raamat oli Perekonna varjatud põhjused? Perekonna varjatud seadused. Seadused. käsiraamat Sünnist surmani. käsiraamat Sünnist surmani. jah, on see alltekst seal. niisugune punane raamat. ja see ei ole väga paks ja see on niisugune, ma ütleks, et lihtne lugemine. Kes oli autor? Tiiu Poltsmann. ma äkki panen sulle pärast selle raamatu lingi ka. pane, mul pastakast suri ära. Päili töötab. ja teeme niimoodi jah, selles suhtes ma kirjutasin üles, sellepärast et minule meeldib ka selline asi, kui me jõuaksime ükskord arusaamisele, et elu on hulga lihtsam, kui me tegelikult arvame. et mina siiamaani, enne kui ma tulin siia numeroloogiasse, tegelikult veitsa nuusutasin igalt poolt mingisuguseid teadmisi ja asju, välja arvatud konstellatsiooni. Kõike muud, aga ma sain siis juba aru mingi 10 aastat tagasi, et elu on hulga lihtsam. aga see, et kuidas ma jõudsin iseendani, siis see oli nüüd, ütleme, numeroloogia aitas mind hästi palju, sest seal just needsamad kõik need suguvõsa, need mustrid, need karmavõlad, mis tulevad suguvõsast, perekonnast, kõik need asjad tulevad ka sünnikaardist välja. aga vot minuga ongi see lugu, et kui mina vaatan numeroloogiliselt nagu seda inimeste numbreid, annan talle selle analüüsi, kas ta saab suulise või kirjaliku versiooni, vot siis oleks vaja siin kliendil juba edasi minna, vaadata, mis teda väga nagu trigerdab ja vot minna juba spetsialisti juurde. sa lähedki konkreetselt, sa saad juba sealt analüüsist selle tulemi, et sul on vot isa teemaga, vot 0-4 ei saa hakkama, vaata. ja minul on seal küll ilusti ära toodud need miinused, siis see, mida sa tegema peaksid. aga paljuski meie inimesed, meil on suht keeruline võib-olla hüpata üle oma varju ja vot teha mingisugune asi ära. ma olen suht selline tugev, et ma olen kasutanud ka paljusid praktikaid, võib-olla see on ka üks asi, miks ma praegu konstellatsiooni juurde ei ole veel jõudnud. aga siit küsimus. sa ütlesidki hästi huvitavalt, et peaks olema inimesel, no inimesed, kes tulevad su juurde, kliendid, siis nad tulevad mingi teemaga, on ju, et mis tal on. ja kas ma saan õigesti aru, et see ei peagi olema just ilmtingimata mingisugune probleem, mis siin nagu muserdab, vaid see on umbes see, et nagu noh, mina olen oma elus ka ühes väikses teelahkmes, aga numeroloogiliselt ma olen leidnud seletuse sellele juba, mul on kõik tipp-topp, aga ikkagi saad aru, meel natukene segab mind. natuke selline väike streigipoiss on mu sees, kuigi ma tean väga hästi ja siis ma mõtlen, et aga vot selle asjaga ma saaksingi tulla sinu juurde ja ütelda, et näed, ma justkui nagu tean, aga ma tahaks veitsa kinnitust. ja see olekski nagu väga hea selline selle koha juures. ma arvan, et siis on ka seda, noh, mitte, ma ei tea, sina ise oled ju selle teemaga iseenda sees ju ka nagu töötanud, eks ju, seesama, kui sa ütlesid, et juuksuritöölt ära tulla, et mis su sees toimub, kõik protsessid, et
tekkis sul mingeid mõtteid, tahad sa siia midagi täiendust veel anda, et ei pea olema just see probleem, võib olla lihtsalt asi, ja, mida sa mõtled? ja sellega on küll see koht, et tegelikult ma ütleks, et mul on kusjuures veel eriti hea meel, et kui on pigem nagu see miski, sest vaat kui nagu, et alati meil ei pea olema mingit väga suurt probleemi, et sellega tegeleda, et kui ma toon näiteks paarisuhte teemad, on ju, mis tuli näiteks minul välja, et ma olen hästi tõhus paarisuhte töödes Mm. ja näiteks vahel on niisugune kõige lihtsam näide võib-olla, et ongi see, et meil on näiteks väga hea paarisuhe, aga on mingi seletamatu ebakindlus paari suhtes, on ju. No mingi lihtsalt niisugune nagu see jääb see ebakindluse tunne nagu istub minu sees. Ratsionaalselt ma saan aru, et põhjust ei ole, on ju, aga lihtsalt noh, see on see miski. Ja kui Mm. me nagu ignoreerime seda miskit, on ju, siis lõpuks see võib kasvada väga suureks probleemiks. Aga kui ma saan juba aru, et mul on see miski, ma saan juba tulla ja juba sellega tegeleda ja siis ei tule seda suurt probleemi ka sinna nagu takkajärgi nii-öelda, on ju. Ja mul on nagu tegelikult, mida ma oma tööpraktikas näen, mul on tohutult hea meel, et meil on juba nii palju teadlikke paare, kes teadlikult tegelevad nende asjadega juba enne. Et tihti nad tulevadki lihtsalt see, et noh, et okei, noh, midagi on nagu off, on ju. Aga et noh, vaatame siis, et me tegeleme sellega juba enne, kui see kasvab mingiks suureks probleemiks, on ju. Mm-hmm. Et mina küll nagu pigem julgustan nagu ikkagi seda mingi nagu läbiv teema, mis nagu pitsitab, on ju, või tekitab niisugust ebamugavust, siis tasub sinna korra nagu pilk peale panna, et mis see siis on nagu. Issand, tead, nii huvitav, nüüd kui sa rääkisid mitu korda paari suhtes, siis mul tuli selline mõnus muie. Noh, ma ikka toon väikse oma näite, ma mõtlesingi, et täitsa lõpp, et ei tea, kas peaks seda natuke lahendama või mitte. Meie näiteks elukaaslasega oleme sellised, et kui meil keegi külla tuleb, siis me tahame mõlemad rääkida selle külalisega. Ja esimest korda ma olin täitsa hämmingus, ma olen paar aastat nüüd selles suhtes olnud ja olin täitsa hämmingus, et ta solvus selle peale, et ta ei saanud nii palju rääkida, et mina rääkisin nii palju. Ja siis ma mõtlen, see on mingi naljanina või? Et kuidas see nagu võib niimoodi olla ja siis ma mõtlen siin tihtipeale, näiteks oli ka paar päeva tagasi siin, et nagu grill hakkas juba, ütleme, et tõime need, ma vaatangi praegu terrassi peale, et tõime need nagu toolid ja lauad juba kõik siin välja ja noorem poeg tuli oma tüdrukuga ja kuidagi jäin lobisema oma pojaga ja siis tema ka ikka tahab rääkida ja siis ütles, näed, sa jälle rääkisid rohkem. No nüüd ma mõtlen, et kurja, et me peaks vist tulema äkki sinu juurde ja siis tead, arutama natukene, et mis asi see on. Samas ei ole mitte midagi nagu mingit probleemi, meil on kõik okidoki, aga mind ajab pigem nagu naerma, mis asi see nüüd siis on selline, et vaataks kella, et sa räägid 10 minutit, ma räägin 10 minutit, et siis on nagu kõik tšurr on ju siis on mõlemad välja. et ma kujutan ette, et ka see on seesama, nii nagu sa ütled, et nagu miski, et nagu Just. justkui suhtes on nagu hästi, aga nagu miski on siin niimoodi õhkõrn. Et aga siis oleks arvatavasti nagu hea, kui tulevad mõlemad koha peale, eks ju, sa lahendad mõlemaga seda asja. Ja üldse koos on nagu parem töötada, sellepärast tavaliselt nagu kui me võtame selle nagu taustsüsteemi, et need suguvõsad, kus me tuleme, on ju, me ei ole kunagi juhuslikult ühegi partneriga koos, alati on seal see, käib siin taga see ühildumine, on ju, et aga et siis saab kohe nagu paralleelselt nagu mõlema dünaamikaga töötada, et see lihtsalt rahuneb kiiremini. Samas on see, et alati ei pea jälle nagu mõlemad tulema, et mul on ka olukordi näiteks, kus noh, ongi see, et üks töötab endaga, teine ei tööta, et siis vahel piisab ka sellest, et kui me teeme iseendaga selle töö ära, sest siis on nagu justkui see, et ma mõtlen, kuidas seda kõige lihtsamalt seletada, et noh, need on justkui nagu need varjud, on ju, et nagu üks trigerdab teist olukorda, on ju. Noh, mitte see, et see peaks mingi tuumaplahvatus tagajärg olema, aga lihtsalt nagu sihuke väike nagu sihuke mõnge, on ju. Aga kui ühel läheb see juba maha, siis see ahelreaktsioon saab enne nagu läbi lõigatud, kui see saaks nagu suureks kasvada. Et selles mõttes ei ole ka nagu alati takistus, et vahel saab, noh, vahele piisab ka sellest, kui töötada iseendaga, on ju. Kuid üldiselt ma näen nagu seda, et see koos tulemine, see on justkui nagu see, et see on see meie protsess, on ju, et see kuidagi nagu teistpidi juba loob ka seda nagu suuremat turvatunnet ka suhtes, on ju.
hästi huvitavalt räägid jälle, mul tekivad kohe nagu mingid omad asjad peas, et ma mäletan seda, kui mina läksin selle, issand, mis see enesearengu teekonnale, no sellest on äkki siin 14, 15, 16 aastat tagasi, siis ma mäletan ka seda, et vaata, kõik ju tegelikult on energia. Et ükskõik, kas on naine või mees, kes hakkab siis seda tegema, et väga hea on, kui see teine pool ka tuleb sellega kaasa. No vähemalt aitab kodus kaasa nagu arutada neid teemasid, ei pea ju minema sama kooli, aga juba energia nagu muutub ja see on nagu hästi kihvt, et kõik ongi energia ja ma olen täiesti nõus selles suhtes, aga siis küsin sellist asja veel, et näiteks kliendina, nüüd ma saan aru, et siis sa nii nagu ettevõtjaid aitad nii paarisuhetes kui individuaalselt, eelkõige sa vist eelistadki individuaalset lähenemist, eks ju? Sa ütlesidki niimoodi, jah. Et kas see on selline nagu pikem protsess, et seal peaks käima nagu mitmeid kordi või siis sa kuidagi jälgid ja vaatad, et äkki sa sellest ka natukene räägid või on siis jällegi sõltub, kui suur on probleem, no kuidas me seda mõõdame, on ju, või see asi, võib-olla mingid näiteid sellest. No üldiselt mina pigem eelistan niimoodi töötada, et üldse minu jaoks on niimoodi, kõik inimesed on tegelikult toimivad ja väga hästi iseendaga hakkama saavad inimesed. Ehk siis, et sellest tuleb nagu see, et mina pigem nagu korralisi vastuvõtte ei planeeri, et see on see, et inimene tuleb. Me tegeleme sellega, mis parasjagu siis nagu aktiivne on, millele ta vastust otsib. Ja siis, kui mingi aeg läheb mööda ja ta tunneb, et ta tahab tulla näiteks mingi järgmise teemaga, siis ta ise kirjutab mulle, et sisuliselt tegelikult ei ole minu puhul sihukest asja väga, et me nüüd iga nädal või üle 2 nädala või korra kuus saame kokku, et pigem on see nagu vajaduspõhine lähenemine ja tihti ongi see, et kes mul püsikliendid on, nad käivadki võib-olla 2, maksimaalselt 3 korda aastas. Sellepärast, et nagu noh, see ongi see, me töötame ära, siis see läheb natukene aega, see settib, siis tal hakkavad toimuma elus need muutused, siis ta kohaneb nendega ja alles siis saab vaadata, et noh, et okei, kas seal on midagi veel või ei ole. Võib-olla ei ole üldse, võib-olla ongi ainult ühe korra vaja tulla. Okei, äkki sa räägiksid sellest asjast ka veel, et need, noh, sa ütlesid, sulle see sõna ei meeldi, koolitused, aga kui sa teed nüüd neid kokkusaamisi, milline see nüüd on? Sa ütlesid küll, et kuskil on siis 6 inimest, kuskil 15 inimest. Kas sinna lihtsalt tulevadki inimesed, kes seda nagu vajavad, kõik on indiviidid, kõik omaette või seal peaks olema mingi kamp 6 inimesi, keegi organiseerib oma tuttavad kokku ja siis ta tuleb sinna? Kuidas see on, too mingisugune näide näiteks niinimetatud sellest õhtust, et milline see on? No saab mõlemapidi, näiteks hiljuti ma tegin üldse niimoodi, et mind kutsuti Viljandisse, oligi üks seltskond, tahtsidki rohkem teada, oligi, et üks inimene oli käinud minu töötubades, tahtis tutvustada tuttavatele, panidki kamba kokku, et mina läksingi, leppisime siis kuupäeva kellaaja kokku ja läksime ja siis oli ka nagu, et kes soovis nagu linna pealt nagu juurde tulla, said ka veel nagu liituda. Aga üldiselt minu töötoad vahet ei ole, kas ma teen ettevõtte asju, kas ma teen individuaali, tegelikult on see, et kõik, kes ruumis on, samal ajal töötavad oma süsteemiga. Isegi kui me mõtleme, et me tuleme lihtsalt vaatama, siis tavaliselt on see, et kui me näeme, et keegi teeb oma tööd, näiteks kui ma räägin grupi konstellatsioonist, siis see mõju on tegelikult kõigile, kes ruumis viibivad. Me ei satu kuhugi juhuslikult. Sellest ma saan aru väga hästi. Siis ma proovin nüüd uuesti veel küsida sellist küsimust. Ma proovin see, et sa, Riine, aru saaksid. Ma proovin kuidagi noppida praegu vaataja küsimusi, et mida ta võiks küsida, seepärast et minul on õnneks selles suhtes vedanud, et ma pole ühelgi konstellatsioonil käinud, nii et ma küsingi nagu selline uudishimulik selles osas. Nii, kui sa teed seda nagu töötoana, siis see tähendab seda, et sa kuidas sa alustad või mis see teema seal on, kas sul on nendel töötubadel ka mingid omad teemad, millest sa räägid või nii, et igaüks tuleb oma pliiatsi ja paberiga sinna ja siis näiteks 3 tundi kirjutab mingeid asju üles või teed sa mingeid praktilisi asju ka seal? Okei, mul on vaata nüüd see koht, et mul on erinevad töötoad, ma hakkan siis otsest rääkima. Näiteks üks asi, mida ma aeg-ajalt teen, on need rahatöötoad. Seal me töötame nende sama nagu raha liikumise süsteemsete seaduspärasustega,
ja seal on tavaliselt niimoodi, et tuleme kokku ja siis igaüks püstitab endale enda kavatsuse, millega ta töötada soovib siis selle töötoa raames, on ju, mingi rahamuster või mis on see teema a la stiilis, on ju. Mul on keeruline oma tehtud töö eest küsida seda tasu, mis tundub mulle õige, on ju. Et näiteks töötangi sellega, on ju. Nii, siis seal on nagu kaartidel on need seaduspärad ja küsimused, mis aitavad nagu avastada neid konkse sealt, on ju. Me paneme need kirja, siis tekivad need arutelud ja siis põhimõtteliselt lõpptulemus on see, et näiteks kui ma lähen sinna rahatöötuppa selle küsimusega, et mul on keeruline raha vastu võtta, on ju, siis selle töötoa lõpuks sul on nagu pilt natukene selgem, et mis sellega on ja vahel võib ka olla see, et tunne on juba muutunud, et võib-olla see teema on maas, aga vahel seal on ka nagu see koht, et tuleb mingi sügavam plokk välja, millega pärast siis tuleks nagu individuaalselt edasi töötada, et noh, näiteks ongi seesama läbisüsteemse töö. Siis, kui mul on süsteemse õhtu või nagu perekonstellatsioonide õhtu, siis tavaliselt neid ma teen niimoodi, et kui keegi soovib grupitööd, just enda tööd teha grupis, sest noh, grupis on jälle natukene asjad teistmoodi, et seal vahel on seda energiat rohkem, et noh, kui me räägime näiteks, et on mingi peresüsteemi trauma koht, on ju, et see vajab rohkem ressurssi, et läbi töötada, siis teinekord siukseid asju on parem teha nagu grupis, on ju. Ja siis tavaliselt ma panen selle töötoa üles siis, kui tuleb tellimus. Ja siis, kui on näiteks vahel on niimoodi, et keegi avastab veel, siis ongi näiteks, et ütleme, et 2 klienti teeb oma tööd, on ju, ja siis teised osalejad, kes siis tulevad esindama, noh, nemad töötavad, siis nende süsteem töötab kogu aeg kaasa, noh, ma ütlesin, keegi ei tule juhuslikult, on ju, et see tavaliselt tekib see resonantsi pealt ja vahel, kui on jäänud ka aega üle, siis ma olen jooksvalt võtnud mingeid küsimusi, on ju, et näiteks, et noh, et kui kellelgi on mingi küsimus, et noh, vaatame nüüd välja peale, on ju, läbi esindajat, et mis siit nagu ilmneb, on ju. Aga et siis ma ei tee näiteks täispikka tööd, et teemegi sihuke a la vaatluspraktika, sealt tulevad mingid taipamised ja siis hakkab juba see meie süsteem ka nagu avarduma ja see muutus nagu looma ennast. Ühesõnaga, variante on väga palju, nii nagu ma aru saan, nii et ühest sellist vastust ei ole, et tasub lihtsalt jälgida sinu kodulehekülje peal siis www.riine.ee oli lõpuga. Ja üsna huvitav. Üsna huvitav. Kommenteerige teie ka palun siia, kes on käinud konstellatsioonis, mis versioonidest olete käinud ja kui soovi on, siis võite ka jagada, et mis tulemus teil oli või mis teemaga läksid. Ei pea isiklikult mitte midagi kommenteerima, nii et selles suhtes seda, mida soovite. Ja kui teil on küsimusi Riinele konkreetselt, et kuidas Riine sinuga kontakti saab, kas läbi kodulehe või sul on ka Facebook, Instagram, mingisugused asjad, et kus kaudu või meiliaadressi võib-olla siit lihtsalt ütled praegu? Ja üks variant on siis kodulehe või emaili teele, koduleht siis www.riina.ee. Meil on info@riina.ee ja mulle võib ka täitsa vabalt kirjutada Facebooki otse mulle Riina Aitberg või siis Facebookis on mul Facebooki leht on Riine.ee, seal ma räägin, seal on nagu kõike nagu pigem nagu need eraelulised teemad, taipamised, mis tulevad, mulle väga meeldib kirjutada ja siis see on see koht, kus ma siis teen niisuguseid pikemaid postitusi ja arutelusid. Ja siis on Instagrami võib kirjutada, Instagramis on rohkem nagu raha, ettevõtluse ja siis selle orgaanilise turunduse teemad, et seal ma niisuguseid nagu sügavamaid taipamisi jagan pigem nagu vähem. Oi kui huvitav, oi kui huvitav. Mul tekkis siin mingisuguseid väikseid mõtteid isegi. Vaata, et mul on näiteks siin ka numeroloogias on selline nagu ametite ja raha teema, täiesti omaette teema. Ja mõtlesin, et vaata, kui kihvtilt, et seal saaks tulla tegelikult numbrite järgi võiks välja, igaüks saab välja arvutada selle, et nagu mis ametid talle sobivad ja siis samas sina võiksid olla seal ka üks. Ma räägingi täitsa avalikult, ei pane üldse praegu pausile meie salvestust, et sina võiksid täiendada näiteks konstellöörina siis seda osa, võib-olla tõesti peale salvestust veel natukene räägiksime sinuga. Mitte midagi ei ole juhust, et me siin praegu sinuga kokku saame või saime, et kõik on millegi jaoks vajalik. Kuule, aga siis räägi sellist asja, sa ütlesid, et sul on teisipäeviti, kui mul nüüd õigesti meelde jäi, on selline nagu kohtumine, online kohtumised, sain ma õigesti aru, Zoomi kaudu, kuidas sa teed? Et
mis need teemad seal on, kuidas nendel osaleda saab ja jälle, et kas ma saan täitsa ka lihtsalt tunnen huvi, tulen vaatan, mis sa teed või siis on ka erinevad teemad, räägi veitsa nendest kogemustest, et No online'is ma põhiliselt teengi üks-ühele vastuvõtte Zoomis ja nüüd ma usun, et peaks olema aktiivne, ma pole veel jõudnud üle kontrollida, aga mul on see online broneerimissüsteem ka, et põhimõtteliselt, kui sa soovid tulla vastuvõtule, siis sa saad juba online broneerimissüsteemist valida selle teenuse ja siis broneerida selle vastuvõtu aja ja siis ma saadan lingi ja siis kohtumise ajaks ja siis kohtumegi üks-ühele. Vahest ma teen näiteks seda raha teemat. Nüüd hetkel praeguse seisuga mul ei ole plaanis, aga võib-olla see, mul tavaliselt tuleb niimoodi, et mul tuleb see teadmine, et nüüd ja siis ma panen üles onju, et neid asju ma vaatan jooksvalt ja siis nagu kohtumise koha peal on ka täpselt samamoodi, saab online'is broneerida. Aga võib ka alati otsa mulle kirjutada, kuidas mugavam on, et ma lihtsalt tundsin kuidagi, et ma mäletan, mul kunagi oli see online broneerimissüsteem ja mul tegelikult nii väga meeldis, sest ma ise olen ka sihuke online'is bookija, et ma hea meelega, et ma saan rahulikult oma kalendrit vaadata, onju, et millal mul see aeg on ja siis sobitada seal, onju, et see kuidagi tundub mulle endale nagu mugavam ja siis ma mõtlesin, et tegelikult tore, kui sihuke võimalus oleks ka klientidel olemas, onju. tead, jälle nii huvitav, et sa nüüd räägid seda online broneerimissüsteemi. mina olen selles suhtes nagu, mulle meeldib ka broneerida vot ise niimoodi, et ma ei peaks helistama või küsima, millal aega on ja nüüd näed, ma ise olen selle olukorra tekitanud oma klientidele, väga vabandan teie ees. mul on küll kalender seal, aga vot ma peaksin seda ka natuke tuunima, et sealt ka näiteks teenuseid konkreetselt võtta, sest ka kohtumisi on võimalik ka numeroloogiaalaselt võtta. aga väga lahe, ehk siis riine.ee koduleheküljelt leidub kõik need võimalused üles ja individuaalne tähendab siis nii nagu ma aru sain, et ei pea olema probleemi, võib-olla on mingisugune teema, mida tahaks läbi arutada või kinnitust saada. kuidas see online vastuvõtt või selline kohtumine välja näeb? too lihtsalt mingisugune näide, kaua see näiteks kestab, kuidas sa tööd teed, kas mingite küsimustega või vaatame koos mingit filmi vastavalt minu valikule. No ma lihtsalt praegu natuke viskan nalja, vaata, et võib-olla vaatame Matrixi filmi kahekesi kogu selle aja. et too mingisugune selline, et jah, et kuidas. Praeguse seisuga mul see vastuvõtud on selle coaching'u mentorluse all, onju. See tähendab siis seda, et see on tund aega. Me saame kokku, sa räägid mulle oma teemast ja siis me vaatame, mis me sellega teha saame, et mis variandid on. Vahel võib selguda, vahel on nagu hästi lihtne vastus, et ma nagu enamasti küsin küsimusi, mis aitavad sul leida vastused enda seest just, et mis on sinu jaoks see kõige õigem lahendus. Ja ühesõnaga, mis aitavad nagu tugevdada kontakti iseendaga. Sest tegelikult me alati teame, mida me oleme tulnud siia tegema, mis on meie jaoks õige, vahest lihtsalt seda müra ja kaost meie ümber on nii palju, et me nagu siis hakkab see, et kuhu poole ma nüüd jooksma peaks, mida ma valima peaks, onju, aga et seal on tegelikult nagu olemas lihtsalt otseteed, onju. Ja samas on nagu ka see, et ettevõtluse kontekstis ka onju, et ütleme, sul on mingi situatsioon ettevõttes, sul on vaja midagi optimeerida, onju, siis me võtamegi selle küsimuse, võtame asjad ette, vaatame, mis seal on ja mis seal teha annab, onju. Et kuhu me asjatult oma energiat kulutame, mis tegelikult ei too meie klientidele tulemusi ja meile endile ka mitte siis järelikult, kuna see klientidele tulemust ei too, onju. Et mingid siuksed kohad, onju. Ja siis süsteemne töö on siis, see on konstellatsioon või süsteemne töö, seal on erinevus see, et see süsteemne töö on pigem kasutusel seal ettevõtluse kontekstis, onju. Et see ei tähenda alati, et me peame minema süvakonstellatsiooni, et seda muutust luua, et vahest me teeme ka seda natukene nagu teise tasandi pealt, onju. Seda on nagu keeruline natuke seletada, aga. ma enam-vähem, jah. Jah.
ma enam-vähem sain aru selles suhtes, et kõik ju sõltub inimesest, kes tuleb su juurde, sest sa ei tunne ka mind, kui mina nüüd broneeriksin, on ju, sul on mingid omad baas või sellised sissejuhatavad küsimused, siis sa juba tajud ja kirjutad võib-olla üles või fikseerid need, mida mina sulle vastan ja siis sa oskad vastavalt sellele sättida seda, ütleme, lähenemist, kuidas sa siis teed ja siis sa saad aru, et mis on vaja. no väga põnev. tegelikult noh, seal on, mul on see variant ka veel, et vahest on see ka, et ei tea nagu, et mis, et kumba nagu valida, onju, siis mul on ka tegelikult need 30 minuti tasuta kohtumised olemas, kus me saame siis kokku, räägime läbi ja siis vaatame, et millist teed pidi üldse nagu sellele küsimusele, millega sa tuled, onju, läheneda ka, onju, et kas seal on nagu see coaching'u mentorluse küsimus või see on süsteemse töö teema või on midagi, mida ma saan soovitada sul näiteks lugeda või uurida või noh, et vahest on ka nagu lihtsad vastused olemas, onju. ja et noh, noh, sest sellega on natukene nagu see ka onju, et kui me saame juba kokku, onju, siis kui mul on see eelinfo olemas, seda tõhusamalt me saame ka kohe nagu tööle hakata, onju, et siis on juba see nagu tervikpilt onju, sest noh, minu eesmärk on lihtsalt see, et kui sa tuled nagu vastuvõtule, mina teen nagu seda, et ma võtan selle sinu küsimuse ja vaatan, kuidas me kõige kiiremat, lihtsamat ja otsemat teed pidi jõuame sinu soovitud tulemuseni nagu. Väga huvitav. Aga samas ma ei ütle kunagi sulle, mis on õige ja vale. Selles mõttes, et see on natukene nagu see koht ka, et me vajame neid mingeid raame, et me õpiksime püsti seisma, aga lõpuks me peame ikka ise uisutama, et nagu noh. Sa räägid nagu minust, kuule. Ma mäletan, kui ma käisin uisutamas, mina ei püsti. Ja ma mäletan, see oli mingi 5 aastat, ei olnud 5, 10 aastat tagasi äkki, siis ma vaatasin, et seal oli laste raam. Ja siis ma ütlesin poegadele, et kas ma võiks selle raami võtta, siis nad ütlesid, et lõpeta ära. Sa oled täiskasvanud, sa pead jalgade peal püsima. Ma olin kogu aeg mööda aeda ja siruli ja siis ma ütlesin, teate, poisid, mina lõpetan selle jama ära, siis mina ei saa. Mina ei saa, kui mina laste raami võtta ei tohi, siis mina ei tule. Aga väga hästi ütlesid selles suhtes, et ka numeroloogiliselt ju ka mina, kui ma pakun seda teenust, on see siis kirjalik, suuline, mida iganes, siis vastutus jääb ikkagi inimesele, kliendile, sest mina ju tegelikult ka ju vastutan oma numbrite eest. On see siis raamatupidamine, on see ettevõtlus või on see siis lihtsalt see numeroloogia, samamoodi ka see, et sina oled lihtsalt toetajaks, nii nagu minagi olen siin toetajaks. Et muidu ei oleks ka sina siin, kus sa praegu oled ja ei oleks mina siin, kus mina praegu olen, et kui ma poleks vastutust võtnud. Ka trükivigu ikka tuleb meil vahest sisse, päevas vahest mitu korda ja siis mõtled, et kurinahk, et sa ära ei õpi neid oma vigu. eks trükiviga on see, et kui ise teed mingisuguse jama ära, nii nagu me enne, kui me salvestama panime, siis me natukene naersime koduperenaiste asjadest, et kuidas me ikka teeme vahest neid asju, mida ei oleks vaja teha. Jaa, ehk siis põnev, aga räägi sellist teemat ka, et kui sa viitasid ka perekonnale, individuaalsele, kas ka lastega saab sinu juurde tulla, ehk siis laste teemadega või ikka saab tulla. et kas seal on siis niimoodi, et näiteks ema või isa peaks olema koos oma lapsega, vaevalt, et seal mingi alaealine, noh, sõltub jälle vanusest, et ta üksinda tuleb, aga kas on muuseas üldse olnud nii, et laps ise pöördub sinu juurde? Teismelise näiteks. Pigem ma ütleks selle peale niimoodi, et ma vahest satun situatsioonidesse, kus on midagi, millega ma saan midagi teha, aga tihti ma ei tee mitte seda konstellatsiooni sellel hetkel. Aga ma räägingi näiteks lihtsalt süsteemseid seaduspärasusi, et mis seal siis nagu on, mis on need mõjud, dünaamikad ja vahel on nagu see ka, et lihtsalt see, et sa oled kohal ja kuulad, see juba teeb ise selle töö ära. Et tihti, millest meil tegelikult nagu tänapäeval hästi puudust ongi see just see inimlik kontakt, et meid ei hakata nõustama või õpetama, kuidas me midagi tegema peame, aga et me saamegi lihtsalt selle nagu ennast tühjaks ventileerida ja selle enda jaoks kõige parema lahenduse leida juba läbi selle, et me tõstame selle emotsiooni endast välja ja see koormab meid nagu palju vähem, et jah. Jah, ei nii hästi ütlesid, sa praegu sa vist juba loed minu kehakeelt, mul on selline tunne.
et ma nagu ohkan ja siis ma mõtlesin jälle nii lahe eluline näide, näiteks ka teismeline laps jookseb su juurde, emme, 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 emme. noh, siis sa kuuled ära nagu, mis ta ütleb, räägib midagi ja siis lihtsalt, kui sa vaatad korraks natuke teravamalt talle silma, siis ta ütleb, jaa, ma võiksingi hoopis selle niimoodi teha ja juba jookseb minema. ehk siis, ehk siis tegelikult sa räägid täiesti tõtt, et see, mis meil tänapäeval puudust on see, et lihtsalt saaks välja rääkida, et ja Mhm, see tunne, et meid kuulataks nagu päriselt, et mhm. see on küll väga kulda väärt, ehk siis ma ei tea, millegipärast mul tuleb siin, tuli paar korda selline väike mõte nagu chat, et kes kasutab chat GPT on ta vist jah, ai või Mm, kuidas seda nimetatakse, mina kutsun teda robotiks. Et siis on ikka nii, et ta muudkui küsib ja siis ta küsib, ta tahab ju kogu aeg sind aidata, onju, ja siis sa mõtled, ah, okei, paned ta kinni, et mis sa küsid nii palju. aga mõtle, mhm, kui ta targutaks kogu aeg, nii nagu näiteks siin vanem õde või vanem vend kipub tegema või ise teed nagu mm, noorematega, hirmus lugu küll. et samas on see, et mida sa ütlesidki, mida meil arvatavasti me kõik peaksime ja võiksime õppida, on see, et lihtsalt kohal olla. et, mhm. äh, et nii lastevanematena kui ka elukaaslastena mina küll kipun vahest targutama, ma ei tea. noh, ma ka, me oleme kõik lihtsalt inimesed päeva lõpuks. hirmus lugu, mul oleks kohe häbi natukene, no ma ei tea, vaene poiss, küll ta peab vastu elukaaslast praegu mõtlen, pojad on õnneks suureks saanud ja ära läinud, nii et ja. aga noh, nali naljaks selles suhtes, et aga nüüd tuleme tagasi sinna perekonstellatsiooni juurde. ja ma saan aru, et sa pigem eelistad selliseid individuaalseid, et kas ma ei teagi, kas ja võib-olla ka kui palju on näiteks tulnud sellist situatsiooni see on natuke räigem, mis ma nüüd ütelda tahan, aga umbes nii, et ma olen ise kuulnud kunagi, kui ma Eestis elasin, et öeldakse, et kuulge, mul on lapsega probleemid, et palun tehke temaga midagi. et kas sellist olukorda on tulnud sulle või? ja öeldakse, et klassikaline lapsevanemate muster ju. jah. selles suhtes, ega ma isegi olen seda teinud, ma arvan, oma mingitel eluhetkedel, et noh, kui ma mõtlen, et me oma esimese lapse saime, ma olin 19, noh, raudselt olen midagi sihukest teinud mingis olukorras onju. et aga tegelikult see on üldse, et mis tegelikult, kui lapsed siia maailma sünnivad, nad on oma olemuselt tegelikult hästi puhtad, hästi teadlikud, hästi kontaktis endaga ja kust maalt see asi hakkab rappa kiskuma, on tegelikult see vanemate enda teemad tegelikult. Mhm. et ongi see, et miks me ei ole emotsionaalselt nii kohal, kui me võiksime olla, miks me ei vasta oma laste vajadustele õigel hetkel ja vastavalt sellele hakkab siis laps arenema ja kujunema selleks, kelleks ta siis saab lõpuks onju. et noh, ma ütlen, minu jaoks nagu üks ägedamaid hetki mingis mõttes oli see, kui ma läksin sinna enesearengu teele. mul oli väike beebi, ma pidin õppima nullist, mul oli võimalus koos temaga õppida ka iseennast. et noh, ma toon näite näiteks, kui ma olin juuksur, lõunapausile minek, haadi, ha-ha-ha, mul jäid pooled lõunad vahele onju, siis tuled õhtul koju onju, oled nagu hauakaevaja üleni juuksevärviga koos onju, kõht on tühi, meil on morn onju. noh, ja et kui sa oled aastaid niimoodi elanud onju ja sa hakkad nagu ümber õppima, sa hakkad baasvajadustest ümber õppima, näiteks see, et normaalne on tund aega päevas väljas jalutada näiteks Mhm. või et normaalne on süüa 3 korda päevas onju. noh, ja siis ma õppisingi koos selle beebiga onju, vaatasin, et mida ta teeb ja kuidas tema reageerib ja siis mingi nagu see, et aga et kuhu see puhtus on nagu kõik kadunud, et tegelikult meil kõigil on see olemas onju, lihtsalt, et see, kui me loome uuesti kontakti sellega onju, et see annab meile endale nii palju juurde, et me märkame ennast, mida me vajame, kuidas me mingil hetkel mingitele asjadele reageerime. ka sellest nagu, kuidas ma ütlen, need trigger punktid vabastada selles mõttes on ju, et need olukorrad ei trigerdaks meid enam ära, mis meid muidu võib-olla trigerdavad on ju, siis tõstab nii palju seda elukvaliteeti tegelikult, aga see läheb kõik jälle sinna nagu siirusesse on ju, ja seda saab õppida ainult laste pealt. nii huvitavad asjad, ühesõnaga kõik see, mida sa räägid, on puhas kuld, seepärast et mina oskan jälle hästi palju paralleele tuua siin näiteks numeroloogiliselt, et kui pange tähele, lapsevanemad, ja kuulake neid videoid, mis ma olen eelnevalt ka rääkinud, et kõik, kes meie ellu tulevad, ütleme siis, kui nüüd teema oli lapsed, et siis sünnikuupäevade järgi ka saab tegelikult vaadata, mis teemat ta täpselt puudutab sinus.
et kas see, et pigem, et sa rahuneksid maha, võib-olla see, et sa võtaksid aega rohkem iseendale ja mõni laps viitab konkreetselt sellele, et sa töötad liiga palju. Mhm. Mõni laps on hästi loomu poolest hästi rahulik, ta viitab sellele, et aga äkki rahuned maha, vaata, aitab küll. ta on Mhm. ikka kuidagi sinuga kuni 18 aastani, noh, ütleme nii Mhm. seaduste järgi peaks olema kuni 18 sinuga koos. et nii ta on. et ja vaata see, et kui ma tõin selle näite, et umbes kui tõstetakse see laps, et tee temaga midagi, siis üldjuhul, kui räägitakse, noh, mul ei ole selliseid kogemusi palju tulnud, aga on kommentaare tulnud või küsitud, siis mina kõigepealt vaataksin ka lastevanemate neid sünnikaarte ja hakkaks Mhm. sealt pihta, sellepärast et seal on midagi jäetud tegemata. Ja lihtsalt iseendaga tööd teha, ega siin midagi, laps on kodupeegel, nagu mul koolis kunagi öeldi, kui ema tuli midagi seal häält tõstma kooli, siis öeldi, et laps on kodupeegel. siis oli kõik, Mhm. suu lukus. et Mhm. jah, räägi. Ma ei taha sellega lõpuni välja nõustuda sest seal on nii palju agasid, et üks asi on see, et vaadake, mul oli eelmine reede just jumala hea taipamine trauma väljaõppe raames, et isegi kui me vanematena, me võime teha nagu kõik imeliselt, see laps kasvab imelises keskkonnas, täiuslikel tingimustel, siis ta saab keskkonnast ikka need taksud kätte Mm. ja nagunii ta peab sellega tegelema, lihtsalt küsimus on, millal ta sellega tegeleb, et kas ta tegeleb sellega nagu nooremas eas või küpsemas eas, onju. ja teine asi, mis veel seoses nende vanematega, ma ütlen, mina nagu vahet ei ole, mis olukorras need vanemad on parasjagu. Ma nagu kunagi ei mõista mitte kedagi hukka sellepärast, et seal on ka see, et kui me saame oma esimese lapse, onju, me oleme justkui lapsemad, me Mm. õpime alles nagu seda, kuidas olla ema, siis meil tulevad mingi meenutused oma lapsepõlvest, me õpime alles iseennast emana tundma. Siis, kui me saame teist korda emaks, siis me mõtleme näpud püsti, ma olen nüüd palju targem, ma teen kõik teistmoodi ja siis tuleb hoopis teistsugune laps et seal on nagu noh, nii palju nagu nüansse onju ja mida ma nagu tegelikult, mida ma oma jutuga öelda tahan, onju, et ongi see, et muidugi me tahame olla oma lastele väga head vanemad, aga me ei tohi ka olla endaga liialt karmid, sellepärast et me ei suuda kõiki asju ennetada või ära hoida või et me oleme lihtsalt inimesed, see on nagu sihuke, et oleme endaga leebemad, on mu see sõnum selles suhtes, et on nii hea, mulle väga meeldib see, Riine, et sa ei peagi olema kõigega nõus, mida mina räägin, sest mina olen ju mina, sina oled sina ja me tunneme nüüd varsti sinuga tund aega üksteist ja veel ei tunne üksteist, nii et ja samas, ega sa väga mulle ka vastu ei hakanudki, sellepärast et pigem sa täiendasid seda ütlust, mis mina ütlen, mida koolis õpetajad ütlesid. ja mina räägin ka kogu aeg, teate seda, oma poegadele olen öelnud, et teate, et ega ma ei sündinud siia maailma emaks, et ma kasvan iga päev koos teiega, et ma ei ole enne ema olnud, et ma mäletan teisele pojale ütlesin seda veel rohkem, et ma pole näiteks kahe lapse ema enne olnud, ma olen nüüd esimest korda koos sinuga. noh, siis kui ta oli just. nagu teadlikum ja, ja siis, kui näiteks tuleb see faas, et kui ma olen nüüd vanaema, siis ma pole kunagi enne vanaema olnud, ma õpin Just. seda rolli. et vot nii ongi, ma pole kunagi näiteks sinuga koos podcast'i vedanud, me teeme seda esimest korda ja Mhm. ja see ongi nagu nii lahe, mida sa, Riine, ütlesidki, et olge pigem leebed endale, aga ka samas see, et mida mina nüüd numeroloogina ütleksin, et vaadake nagu päriselt ka nendele oma noh, ütleme miinuspooltele, ma ei oska seda ilusamini ütelda, aga nendele, mida te saate ise ka aru, et te teete valesti. et ei ole vaja Just. nagu sinna nagu vanematele turja karata, et näed sinu pärast, eks ju, vaid lihtsalt saa ise aru, et tegelikult sa ise teedki neid asju, keegi pole Just. süüdi. et on väga-väga lihtsad asjad, millest me saame juba hakata, nii nagu sa ütlesidki, need baasasjad, kuidas sa siin Mhm. toitud, kuidas sa magad. noh, ühesõnaga aitäh, Riina, et sa võtsid selle kõik üles, sest tegelikult elu on hulga lihtsam kui see, kuidas me seda nagu elame. et, Mhm. et jälle tuleb siin 100 külma-värina lainet peale, sellepärast et järelikult kõik on puhas kuld, mis me räägime, Riine, siin praegu. et kas tuli mingeid mõtteid?
ja selle valesti tegemisega nagu või et see ongi nagu ka hästi huvitav, onju, et me oleme harjunud nagu lahterdama neid asju, et õigesti ja valesti, hästi ja halvasti, aga kes otsustab tegelikult nagu selle üle, mis hästi, halvasti, õigesti või valesti. et me Mm. ise oleme need, kes need kriteeriumid nagu seavad ja tegelikult kõik, mida me ei suuda nagu neutraalsest punktist vaadata, onju, et noh, et on nagu üks onju, et kui me kipume nagu hea, halb, õige, vale panema, see ongi tegelikult see, mis seda pinget nagu loob, onju. ja Mm. neid takistusi ka elus onju, et kui me suudame nagu vaadata neutraalsest punktist neid asju, siis seda pinget ei teki ja me saamegi olla nagu hästi kohal nagu Mm. ja nautida. see on, see on see asi, mis vajabki nagu kohal olemist ja keskenduda sinna, et lihtsalt nautida. Ma iseenda puhul ka panen tihtipeale tähele, et issand, millise programmi ma endale päevas ette loen, mida ma kõike pean tegema. siis mul on kogu aeg tuline kiirus ja siis ma mõtlen, et issand, Merike, rahune maha. et see on nagu nii huvitav, et see on nii lahe, et sa kõigest nendest räägid, jällegi hästi lihtsad, elementaarsed asjad. aga ma arvan, et ka sina õpid seda ju ka iga päev, et kuidas olla siin ja praegu iseendaga, eks ju, et see ei ole kõik nii ilus, nagu me räägime, et me oleme kõik nii täiuslikud siin Riinega kahekesi, et meil on kõik nii hästi. et meil on tegelikult veel parem, kui teile kõik paistab. et et see on ka see nagu, mida ma vahest nagu mõtlen, et ma paugutan aeg-ajalt hästi oma videotes rääkida ka seda, et kuidas, et no vot plusspoole peal on see number selline, miinuspoole peal on see selline. aga ega mina ei mõtle seda sellest aspektist, et vot mina teangi, kuidas see on. numeroloogiliselt on lihtsalt üteldud niimoodi, et kui miinuspool on see, et kus sa saad ju ülespoole seda tõsta ja samas on see, et me ei pea ju kõigiga läbi saama. kõige tähtsam on tegelikult just, iseendaga läbi saada. et kui sa just. iseendaga läbi ei saa, vot siis on natukene kuri nahk, et vot ui, et mis sul seal on. Kukkusin lobisema sinuga, kuule, sina peaksid lobisema rohkem, nüüd ma võtan kogu eetriaja endale. ei, mulle nii meeldib see, et see on vastastikune, et ei ole nii, et mina räägin. see jaa, on nii tore, aitäh. et see ongi nagu see täiendame nagu neid erinevaid külgi, vaata, et ma arvan, et see annab kuulajale palju rohkem. ma ise usun ka, et alati, nii nagu ma ütlesin sulle ka enne, kui ma panin salvestama, et lihtsalt usaldame protsessi ja siit tulebki see, mis tulema peab. tead, mille üle mul on kõige parem hea meel, et äh, meie sarnaseid ehk siis ütleme, meie ala sarnaseid inimesi on palju ja järjest rohkem neid tuleb, sellepärast et igaüks leiab endale just selle sobiva tegija. nii nagu on numerolooge siin Eestimaa pinna peal ja üldse üle maailma, on ka konstellööre ja see, kuidas sina seda teed, on see täiesti sinu oma meetod, sa oled kombineerinud selle ja ka läbi oma tunnetuse, läbi oma kogemuste. ehk siis, kui teid näiteks sobib, kui teid kõnetab see Riine lähenemine asjale, sa ütlesid ka, et sul on kalender, eks ju, kodulehekülje peal, kus saab sinuga ühenduses olla. et jah, et siis kasutage seda võimalust ära ja ka Riinega võtta sealt, ma panen siia need, ma tahtsin ütelda, et meie paneme. Riine saadab minule kontaktid ja mina panen siis siia selle kirjelduse alla kõik ülesse. vot, ma ei tea, tead, mis mul said peaaegu et vist kõik küsimused otsa juba. Kas sul on midagi, mingi mõte või mingi näide veel, mis äkki mõlgub meeles, et ei jõudnud rääkida ja kui ei ole, siis ei hakka punnitama. vist ei ole, mulle tundub, et kõik vist oluline sai öeldud. kus kohas sul see vastuvõtukoht on, kas ma mäletan õigesti, et sa ütlesid, et sa võtad kuskil vastu või? ja Tallinnas on Veereni 55 sisemise arengu stuudio. see on 3. korrusel, meie maja kõrval on parkimine, see on kohe seal, kus on see Confido ja Synlab ja need sealt üle raudtee otsa. Sa räägid nii kihvtilt, vaat mina ei ela Tallinnas üldse, nii Ja. et ma no praegu mõtlen, Tallinnast on ja, et Synlab, et ei tea, kas ma üldse tean, kus see on. mm. no ühesõnaga seal lihtsas kohas teate küll, vaata, jah. ja seal vana õlletehase juures. oh, vot see läheb juba paremaks. see, kes teab õlletehast, vaata, ma mäletan ka, tead kunagi seal, kui emaga räägin mingitest asjadest, siis ema ütleb ka, et no mäletad see, kus see vanasti oli, vaata see mingi leivakombinaat näiteks. ma ütlen, issand jumal, ei tea. no aga no seda mingit, tead seda kohvikut ikka mäletad, pelmeenikohvik, siis ma ütlen, seda ma küll tean. sõltub, kes kus nagu on rohkem käinud omal ajal, eks ju. just. ja, aga tead mis, aitäh, kallis Riine.
nagu ja ülilahedaks läks, isegi nagu selline sõbrannade värk juba lõpus, vähemalt ma tunnen juba nagu vana sõbrannaga said kokku. et ülilahe, aitäh, et sa teed seda, mida sa teed. ja kasutage juhust, küsige Riine käest, saate isiklikult ka küsida ja pange ka siia kommentaare ja ma kutsun Riinet siis myös appi ka vastama nendele kommentaaridele siia. et aitäh. aitäh, et kutsusid väga,, väga-väga tore oli. mulle väga meeldis meie vestlus. mulle ka. nii et kommenteerige, kas teile ka meeldis, kas te tundsite seda lahedat energiat, mis meis siin lõpupoole juba täiesti välja nagu kiirgas. aitäh kõigile teile. Tšau. tšau.